Uus podcast 10 küsimust. Rahvas otsustab, kes stuudiosse tuleb, rahvas otsustab, mida küsitakse. Meie toome vastused teieni. Tere head saatevaatajad. Uus saade 10 küsimust alustab. Saates osalevad MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Kertu Luisk, ajakirjanik ja tõlkija Tõnu Kalvet ning saadet juhin mina, eestieest.com toimetaja ja saatejuht Maarja Maripuu. Mul on hea meel täna saates tervitada endist riigikogulast ja pikaaegset koolijuhti Märt Sultsi. Kuna Tõnu Kalvet on Märdiga kauaaegne tuttav, siis lasen saate avalöögi teha just Tõnul küsimustega Märdile. Märt on selles mõttes huvitav, et tema sees elab nagu mitu inimest. Lisaks koolipapale elab seal veel aktivist ja muusik ja sportlane ja eluvend ja kes kõik. Kirjelda palun meie vaatajatele, kuidas sina viid ennast sellesse seisundisse, et tulevad laulud, millel pärast selgub, et on inimestele ravimõju. Põhimõtteliselt sa kirjutad neid lugusid ja teed asju nagu iseendale, et iseenda stabiilseks hoidmisele. Samal ajal sa nagu mediteeriksid oma muusikaga ja oma lauludega ja kui see teisi inimesi ka aitab, tegelikult mul selline väikene tagamõte nendel asjadel ka oli, et kui teisi inimesi ka aitab, siis on ju kõik suurepärane. Selline kaheosaline küsimus, poistest ja naistest. No poistele pead sa olema eeskujuks. Tähendab, et sa pead poistele tuletama kogu aeg meelde, et nemad on poisid ja mehed ja nendest tulevad tulevased isad ja nii edasi ja nii edasi. Ja tüdrukutega on täpselt selline asi, et sa oled jälle, nagu pead olema eeskujuks, et milline peaks olema mees. Ma ei ole kaugeltki ideaalne, aga ma olen üritanud olla niimoodi, et õiglane, ütleme nõndaviisi, ja töökas ja sihikindel ja järjepidev. Et tähendab, et selles mõttes sul ongi ainult nagu põhiroll on see, et sa oled jälle teejuht, ümeramees oled. Meie vaatajatele tuleb rääkida üks asi selgeks, sest kui sa kasutasid kujundit, et direktori amet on nagu enesetapja amet, siis see ei ole ainult kujund. Räägime siinkohal ühest Kopli liinide hoolitsevast isast, kelle nimi on siiani Raul. Ma loodan, ta siiamaani veel elab. Ja kui talle tundus omal ajal, et tema tütrel oli pandud, kas oli vist eesti keeles või kirjanduses oli pandud teenimatult halvad hinded, madalad hinded, siis ta läks õiglust looma ja võttis kaasa, kas oli poole meetri pikkune kööginuga. Ei olnud kööginuga, see oli machete. No machete, jah. Ja tähendab, see juhtus päriselt. Kirjelda palun meie vaatajatele, kuidas sul õnnestus see asi lahendada, sest nemad võib-olla ei tea, et nüüdis Eesti koolis võib selliseid asju juhtuda. Ja mis on selle põhjus, et sina eliidi liikmena käitud niivõrd teistmoodi? Et sa oled enda elu ise raskeks teinud. No ütleme nii, et mul ei ole, et mul on kõik olemas. Punkt 1, et ennast tunda hästi. Mul ei ole vaja helikopterit, mul ei ole vaja tuumaallvelaeva, mul ei ole vaja, mul on kõik olemas. See on nagu minult praeguseks viimane küsimus, et mis suunas liigub Eesti ühiskond nüüd, kus toimuvad päris suured muutused nii Euroopas kui ka mujal maailmas, öeldakse, tuleb konservatiivne pööre. Eesti on ju kahaneva rahvastikuga see riik, ühiskond, samuti majandus on läinud pekki viimastel aastatel, alates koroonahüsteeria ajast. Milliseks kujuneb nagu sellest august välja ronimine sinu hinnangul? Mida sa ütled meie vaatajatele, kas või julgustavat või kainestavat tuleviku kohta? Ühesõnaga, eesti keeles öeldes lõpeta sita keeramine ja hakka tööle. Nii et seal ei olegi rohkem mitte midagi rääkida. Ja siis ole palun mees või naine ja kui sa oled ülikoolid läbi käinud ja oled oma nagu teoreetilise pagasi kätte saanud, hakka seda realiseerima. Siin ei olegi rohkem mitte midagi muud vaja. Lõpeta sinna praak, varastamine, valetamine ja tuld täiega. Ja esimese 5 küsimus siis Tõnu lahendas ära. Ma arvan, et sealt oli tegelikult küsimusi rohkem kui 5, aga see on boonus nii-öelda meie kuulajatele ja vaatajatele. Aga siinkohal siis lähme selle 5 küsimusega edasi, millele saab siis saates osalejad kõik vastata. Et 5. küsimus.
kes ja mis on eestlane ja Eesti? Seisukohad on lihtsalt, et eestlane olla on üllas ja hää, eks ole, et tegelikult ongi see vaim. Et ma olen lihtsalt eestlane, ma olen jonnakas ja tähendab, et ma olen tulnud igasugustest jamadest läbi, et kuna ma olen eestlane, et pole olemas maailmas ühtegi sadamat, kus ei ole eestlast, on ju, ja nii edasi ja nii edasi. Aga muidu on jah, et Eestit juhitakse kindlasti praegu väljast ja Eesti on kindlasti sõltuv riik väliskapitalist ja kõikidest muudest asjadest. No selles suhtes mina ise näen seda, et olukord hetkel riigis on revolutsiooniline, õhkkond on revolutsiooniline, aga see annab ka pinnase suurteks muutusteks. Ja mina isiklikult näen ka seda, et kadunud Kalle Eller, kes lõi siis 2002 aastal põlisrahvaste liikumise, et see hakkab nüüd aina rohkem kanda kinnitama, sest eestlasele jää muud üle, õigemini sellel inimesel, kes elab ja on oma juurtega siin maamulla sees, maamullast välja kasvanud oma juurtega, et ta peab sisse hakkama vaatama, et kust ta pärineb ja kes ta on ja põlisrahvaste liikumine annab selle võimaluse. Läheme siit siis 6. küsimuse juurde. Kas eestlastel on veel seda elujõudu, millest kirjutas kunagi ka Oskar Loorits? Samuti on Timo Kalaos oma YouTube'i kanalis on seda nii-öelda sisse lugenud, Oskar Looritsa teoseid. Väga hea kuulamine, soovitan kõigil kuulajatel ja vaatajatel minna Timo Kalaose siis Viru Meedia kanalile neid üle kuulama. Rääkida ainult enda eest, mis elujõudu teised kannavad, see, mis ma näen, võib olla petlik. Ma arvan, et suur hulk tänaseid eestlaseid saab isegi aru, mis meil Eestimaal toimub, räägib salaja isegi kaasa, et kuule, ma arvan samamoodi, aga päriselus tehakse otsuseid teisiti. Ja mina näen, et see elujõu kandmise üks võtme selliseid lahendusi on kodus, asub kodus. Mina kui paadunud pedagoog, et ja nüüd ütlen ikkagi see, et kogu see elujõud ja usk ja tahe, see hakkab pihta kodunt. Ja kui seda kodus ei ole, siis ei ole mitte midagi. Nagu peale sinna ehitada, siis on amööb. Et lapsed oleksid oodatud ja lapsed oleks planeeritud. Meie ühiskond, nagu sa ütlesid just enne, et Maarja, et meie ühiskond on sellel küll räägib seda, et meil on rahvastikukriis ja sündimus väheneb, aga samal ajal on laps riigile, ühiskonnale probleemiks, mitte rõõmuks. See on kõige hullem asi, mis üldse olla saab. Ja kõigile kuulajatele, vaatajatele selgituseks, selleks me olemegi 3 aastat neid saateid siin meeskonnaga teinud. Me oleme täiesti tavalised inimesed rahva seast ja me näitamegi oma elujõudu ja mida me sellest kõigest arvame, mis meid ümbritseb ja mis maailmas toimub. Aga lähme edasi küsimustega. Kas mõiste haritlane on tänaseks devalveerunud? Vambola Kolbakov rääkis ühes Toomas Pauriga tehtud saates, et kunagi terve Nõukogude Liidu peale oli 5 kõrgelt haritud ja erudeeritud teaduste doktorit. Täna aga lasevad ülikoolid doktoreid välja nagu Vändrast saelaudu. Mida me teeme nende doktorite armeega, kellel puuduvad ka elust ja ametist saadud vajalikud kogemused, et üldse seda ametit vääriliselt pidada? Mis haritlane see on, kes ainult tsiteerib teisi, kes ei ole ise sünteesinud? Ta ei ole seda materjali endast läbi lasknud, tal ei ole tekkinud oma arvamust, vaid ta lihtsalt püüab olla nii nagu teised või nagu koduloom, kes püüab ära aimata oma peremehe tuju, et olla talle meele järele. Ja sellised inimesed ei ole haritlased. Kui näiteks isegi ministrid on maha viksinud oma ülikooli lõputöö, tänapäeval peene sõnaga öeldakse, on plagieerinud. Mida see tähendab nende võimete kohta? Nad ei suuda andmeid koguda, nad ei suuda andmeid töödelda,
nad ei suuda andmeid esitada ja selline inimene ei sobi lihtsalt juhtivasse rolli. 8. küsimus. Mis päästaks meie poliitkultuuri? Ütleme, poliitika või poliitiku mainet nagu puhastada ja sul tuleb päevapealt kõik ametnikud ja välja vahetada koos Riigikoguga osaliselt. Nii, kas on need inimesed kuskilt võtta? Siin sama lihtne see tegelikult ongi. Et tähendab, kui võtta ära materiaalne külg, kui palju jääb inimesest järele, et ta oma riigi jaoks annab midagi. Tähendab, kui palju on neid inimesi Eestis, kas üldse ongi mõnda, kes ütleb nii, et kurat küll, et riigi maksud, et need lähevad õigesse kohta, sest riik teab, mida selle rahaga teeb. Et inimesi ei ole, kes seda ütleks. Öeldakse, et maksutõus jälle, kuramus, kui ma selle raha võtan, midagi võtan, et saaks. Kuramus on ju. Tähendab, et inimene ei lähe enam poodi, et võtab saia ja ei vaata, kui palju see maksab, eks ole. Võtab saia, paneb selle saia tagasi, võtab teise riiuli peal. No sorry. Võt see ongi see poliitkultuur. Tähendab, selle kultuur on antud ise käest ära. Sellepärast, et raha on tähtsam olnud kui mingi muu asi. Aitäh. Tähendab, et kõige lihtsam asi on see vastutustundetus ära kaota sellega, tähendab, et siduda amet, ükskõik milline amet on, isikliku vastutusega. 9. küsimus. Kui toimuks konservatiivne pööre ja võimule saaksid näiteks Isamaa ja EKRE, kas see päästaks Eesti? Sellele küsimusele eelnevalt natuke juba vastasin, et ei päästa. Et kuni eestlane ise ei mõtle sellele, mis on meie huvides ja mis mitte. Ja kuni me loodame kellelegi teisele. No kas või see samune, et ma ennast tõin ka välja selle, et meie põhifookus peab olema kodul, see, millised eestlased me endast maha jätame, ehk siis kuidas me oma lapsi kasvatame. Ja kui me mõtleme, et see uus riigikord, nüüd on rahu majas ja nüüd äkki koolis ei räägita mingit pedendust ja muud ajupesu. No ei, need protsessid käivad ju ikkagi edasi, sest ma ei tea, et meil täna peavoolu erakondade seas oleks vabasid erakondasid. Tegelikult kehtib alati Lenini väga väärtuslik ütlus, et kaadrid otsustavad kõik. See tähendab just need inimesed, kelle sa paned mingit asja tegema, millised on nende võimed, milline on nende koostöövõime, kuidas nad omavahel läbi saavad. See on üks asi. Ja vaatame, olgu siis Isamaa või EKRE juhtkonda, sealt ei ole praegu võtta selliseid inimesi, kelle puhul sa saaksid olla täiesti kindel. Okei. Lähme siit siis 10. küsimuse juurde. Viimane küsimus. Kui sinu kuupalk on brutona 1300 eurot, 2 last, korterilaen ja maksud, kuidas toime tuled? Mina saaks hakkama, aga inimesel ei peaks, Eesti kodanikul, just nimelt kodanikul, ei peaks olema nii väikene pension või sissetulek. Tähendab, sissetulek peaks hakkama 2500, 2800, 3000. Ja õpetajate palk, tähendab, et see on nüüd igal pool väga kuum teema küll, aga nüüd ma küsin vastu, et kes on õpetaja? Tähendab, et õpetaja on defineerimata. Tähendab, et õpetajad on võib-olla 6, 7%, 4%, 5%, ülejäänud on ajupesurid. Nii et seal on, selles mõttes on keeruline, et õpetaja saab äärmiselt vähe palka, tiksuja on kohutavalt üle makstud. No mina antud teemat ei oskakski muud moodi tsiteerida, kui tsiteerikski Kristina Kallast. Meil on raha sitaks. No ongi. Ma lihtsalt tänan meie vaatajaid, meie vaataja on selline eriline inimene, ta ei kannata digitaalse dementsuse käes, sest nutipõlvkond, tema ei suuda ju keskenduda kauem kui 8 sekundit mingile tegevusele. Ja need inimesed, kes on suutnud meie vestlust jälgida täie tähelepanuga, need väärivad ka täit lugupidamist. Selliseid inimesi õnneks veel on. Kui nende aju läbi valgustada, selgub, seal käib nagu väga vilgas tegevus ja me saamegi nendele toetuda, saame neile kindlad olla. Nutipõlvkonnale võib-olla ei saa või peame hakkama tegema saateid niimoodi 8-sekundiliste juppidena, et ka nutipõlvkond leiaks endale midagi. Aga jah, suur aitäh kõigile teistele ja ka meie vaatajatele. Kõike head ja nägemist! Nägemist! Head aega!